Ärimudeli innovatsioonist räägitakse palju, et mida see sinu jaoks tähendab? On sellel katet või sinu jaoks olulist sõnumit või? See innovatsioon on muidugi alati niisugune, et mida lugeda innovatsiooniks, et ma usun, et innovatsioon tegelikult meie alal on juba see, et me läheme sinna sektorisse, kus täna keegi nagu raha ei tee. Ja nagu... Vabandust, aga teil on tõsised konkurendid. Aga nendel turgudel, kus me täna läheme, Itaalias, Prantsusmaal ja Hispaanias ei ole meil tegelikult... Tohin katkestada, aga oled sa mõelnud selle üle, miks seal ei ole? Jah, sellepärast, et... Kas need suured on nii lollid, et nad interneti penetratsioon on nendes riikides madalam. Kui me vaatame kogu interneti arengut, see alatigi on esirinnes USA. Sest Silicon Valley's toodetakse produkti inglise keeles inglise turgudele. Kui sul on nii suur turg käes nagu USA, sul lihtsalt ei ole mõtet tegeleda väiksemate turgudega. Kas siis suured on nii lollid, et ei taipa neid turge ise üles võtta? Need turud, kus me täna nagu oleme juhtivad, on ka nagu, ei ole võib-olla suurteks piisavalt suured. Et kui USAs elab meil, USAs on see huvitav olukord, et lemmikloomade arv on ületanud inimeste arvu juba. Et kui võtta kasside korrad kokku ja see tähendab, et seal on 200-300 miljonit looma, siis meie jaoks Itaalia turg on hästi suur, aga nendeks on see hästi väike. Äkki teete klassikalise vea ja lähete liiga varaturule? Ei, sellest me teeme selle juba raha. Esimene tats ongi selles, et kas sa suudad selle turul hakata raha tegema. Ja kui sa suudad, siis järelikult sa ei lähe liiga vara. Mõne turu puhul on see küsimus õigustatud. Ja? Me tegelikult oleme kogu protsessi jooksul hakanud üle vaatama nüüd ka seda, et kas meil tasub nii paljudel turgudel olla kohal. Ja see on küll olnud meil viga, et võib-olla see 15 erinevat keeleversiooni ei olegi vajalik. Sest et kui me hakkame lõpuks vaatama seda revenue't, siis me näeme selgelt, et see mõistub välja teatud kindlatel turgudel. Ja fookuse hoidmine on olnud ka meil väga palju probleemiks.